Tere tulemast Eesti noortekirjanduse lehele, mina olen Eeva Roos, käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari ja täna on külas Brigitta Davidjants, kes on noortekirjanik, muusikateadlane ja muusikaajakirjanik. Tere, Brigitta! Tere! Ja palju õnne sulle, sest et nägin uudist, et sa oled just võitnud Friedebert Tuglase novelliauhinna värskelt. Aitäh! Ähm, kuidas sina kirjutamiseni jõudsid ja noh, arvestades, et sul on, ma saan aru, ka muusika väga oluline sinu elus. Jah, ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et mu tööelu on seotud kahe lemmikasjaga, et üks on tekstid ja teine on muusika. Aga kirjutama ma hakkasin tegelikult hästi noorelt niimoodi, et ma pidasin päevikut. Et ma tõesti obsessiivselt iga päev tegin sissekande, mis juhtus. Ja ja ma ei mäleta, et kuidagi ma ilukirjandus ei tulnud mulle nagu üldse nagu variandina niivõrd pähe, sest et ma pidasin ennast lihtsalt suureks lugejaks. Midagi ma seal katsetasin võib-olla keskkooli lõpus ja siis, kui mul sündisid nooremad lapsed. Ja siis ma mäletan, et midagi nagu päris tööalast teha ei jõudnud, õhtud olid vabad, sest siis nad 2 tundi puhkasid. Ja siis ma mäletan, ma läksin ükskord oma arvutit vist korrastama ja sealt leidsin ühe mingisuguse jupi, mis ma olin kirjutanud umbes kui veel 19 äkki. Ja hakkasin sealt lihtsalt edasi kirjutama. Ja sealt tuligi see esimene nii-öelda siis see noorteromaan. Ja täiesti kuidagi juhuslikult mingis mõttes. Sa oled kirjutanud ka lisaks noortele ka nagu teisi raamatuid, et ei ole ainsad. kas sul on mingi selline lemmikteema või mingisugune lemmikprobleem, mille otsa sa kirjutades nagu alati komistad? probleem mitte selles mõttes kirjutamise probleem, vaid nagu teemana. Mulle tundub, et võib-olla nüüd nendes nii-öelda hilisemates tekstides on tegelikult väga palju probleemiks olnud ikkagi see üle piiride käimine ja piiride hägusus, et on need siis, ma ei tea, rahvuspiirid, subkultuuripiirid, soopiirid. Ja see piiride ületamine võib-olla on minu jaoks teema. Normipiirid, et kuidas tüdrukud peavad käituma, sellised asjad, mis oli eriti minu nooruses väga normeeritud lihtsalt. Mhm. Kuidas see sinu kirjutamisprotsess välja näeb, kas sul on selline mingisugused erilised kirjutamisrituaalid, et väga tihti algajatel kirjanikel on selline tunne, et peaksid olema mingid erilised rituaalid ja spetsiaalne jook ja spetsiaalne valgus ja sobiv muusika ja et vaim peale tuleks. kuidas sinul on? No ma arvan, et rituaalid ei ole halvad ja väga tihti mul on muusika ja mul on see teekruus kõrval, aga samamoodi on mul alati ka kaustikotis ja ma olen aru saanud, et tegelikult kirjutama ma pean siis, kui mul see tunne tuleb, aga samamoodi võib ka lihtsalt kirjutama hakata, et ei pea istuma ja ootama inspiratsiooni. Ja vahel ongi see, et tuleb mõni hea idee ja sa tead, et kui sa seda kirja ei pane, siis homme on see meelest läinud. Ja siis ma olen ka tõusnud öösel kell 2 voodist üles ja läinud kirjutama, sest et hirm on nii suur, et homme enam ei mäleta. voodi kõrval kaustikut ei ole? On, aga abikaasa paneks pahaks, kui, kui ma paneks tule sisse, hakkaks kirjutama. ja mul on ka selline, ma panen sinna unenägusid ja asju, vahel on nii nagu selliseid jaburaid seoseid kuidagi tekib unes. Kust sinu inspiratsioon tuleb? ma saan aru, et noh, unenägudest, eks ole, järelikult, kui sa öösel kirjutad, aga mujalt ka. Tuleb unenägudest, tuleb päris elust, aga noh, unenäod väga palju, vähemalt ma olen niisugune lihtne inimene, et ma näengi unes väga palju päris elu või päris elu probleeme. Aga väga palju tuleb päris elust inspiratsiooni, et ja see on veider moment, et mul poeg ükskord küsis, et umbes, et kas sa meid niimoodi näedki, umbes, et kas sa kirjutadki ainult meist. Ja siis ma pidin talle seletama, et ei, et saad aru, et see on nagu elu kõverpeegel. Et sa võtad selle inspiratsiooni elust, aga sa paned ta mingi teise nurga alla. Et ei ole kunagi päris elu, ta ei ole nagu minu elu ei ole nii huvitav, et ma saaks teda üks-ühele nagu maha kirjutada ja tuleks superromaan või supernovell, et päris elu inspireerib, aga alati mingisuguse oma nurga alt kuhugi edasi arendades. kui su tekstid sünnivad, kas sul on alguses tegelane või sul on alguses lugu või algab su lugu või see tekst kuidagi hoopis mingist kolmandast asjast? See täitsa sõltub, et vahel mul on mingisugune lausejupp, mis hakkab elama, vahel on mingisugune unenägu, vahel on mingisugune sündmus, aga mul ei ole tavaliselt suurt narratiivi peas.
et sellepärast minu jaoks see nagu noh, ütleme ma muul ajal ma teen teadustekste näiteks ja noh, aga teen ka nagu retsensioon nagu arvustusi või kriitikat. ja vot see ongi see suur erinevus, et nende žanrite puhul ma enam-vähem näen, kuhu ma välja jõuan. aga ilukirjanduslike tekstide puhul minu jaoks kõige hirmutavam ongi see, et see on natuke nagu must kast mu peas, et ma ei tea, kus ta mind viib. ja et vahel ta ei viigi kuhugi, et jääbki lihtsalt mingisugust katkeks, mille ma kuhugi kaustikusse trammis üles visandan. teinekord viib. aga ilu kirjutamisega on natuke see, et ta erineb kõigist muudest kirjutamistest, mis ma teen, sest kirjutan teadustekste, ma aeg-ajalt teen kriitikat ja nende puhul ma tean, milline on see struktuur, kuhu lugu paigutub, aga ilukirjandusega on natuke, alati ta on natuke sihuke pime maa, et mul on mingi lausekatke või mul on mingisugune naljakas sketš peas ja ma kunagi ei tea, kas tast tuleb lugu või mitte. ja ma ei tea ka seda, mis lugu tast tuleb, et aeg-ajalt on see, et hakkan endast mingit naljalugu kirjutama, tuleb mingi eriti sünge jutustus. siis mõtlen, et oh, kirjutan elu raskusest, tuleb naljalugu. ja ta on niisugune must kast, et ma kunagi ei tea, kus need lood mind viivad. aga mul ei ole väga, on olnud üksikuid kordi, kus on mõni tugev karakter, keda ma tahan kajastada, aga tavaliselt see hakkab ikkagi mingist lausekatkest või siis mingisugusest sündmusest. Sa ütlesid, et sul on teisi tekste, mida sa kirjutad. Kas sa tunned, et need nagu tasakaalustavad või noh, selles mõttes, et miks sa näiteks üleni ei ole jäänud ilukirjanduse juurde, et miks need teised tekstid? aga seepärast, et mulle tegelikult meeldib neid teisi tekste kirjutada, mulle meeldib teha teadust ja tegelikult mulle tundub, et ma ei ole endast kunagi mõelnud kui kirjanikust, ma praegu ka ei mõtle, ma näen pigem ennast kirjutajana, autorina ja muutub lihtsalt see žanr, milles ma kirjutan. et ka teadusteksti kirjutamine, eriti minu teemade puhul, on hästi tore ja loov ja mingis mõttes ta on sarnane nendele ilukirjanduslikele lugudele, võib-olla erinevus on minu jaoks selles, et kui ma jutustan neid lugusid, siis see puänt ei sõltu minust, vaid selle annavad mulle need inimesed, kellega ma näiteks süvaintervjuud teen. ja selle puändi annavad nemad mulle ette. ja minu jaoks mulle tundub, et mul ei ole eriti erinevust, mis žanris kirjutada, et peaasi, et saan oma lugusid tutvustada ja siis ma olen eluga rahul. see on nii tore, selles mõttes, et teadusteksti puhul see, et sa jutustad lugu, noh, see võiks olla loogiline mõte, aga see ei ole esimene mõte, mis pähe tuleb. noh, eks see sõltub ka teadustekstist, et lihtsalt mina olen niimoodi kavalalt leidnud endale väljundi. Ma vaatasin, et sa oled popmuusikat uurinud, et see kõlab selline väheteaduslikult. Et ja, aga ja ometi on teadus. on teaduses, tegelikult popmuusika on ju tegelikult hästi sotsiaalselt tundlik, ta on hästi ühiskonda peegeldav ja läbi, ma ei uuri niivõrd võib-olla popmuusikat, kuivõrd ühiskonda läbi popi. et kasvõi seesama asi, et noh, mul ilmus see raamat JMK albumist Külmale maale, et see ei ole ju ainult ühe punkbändi plaat, vaid see plaat jutustab suurt lugu Eesti lähiajaloost. ta jutustab seda samas ka kuidagi võib-olla mitte nii, nagu me koolis jutustatakse, vaid läbi iroonia, läbi, ma ei tea, mingi kerge siukse eituse ja selles mõttes ta on nagu suurepärane võimalus jutustada inimestele ajalugu läbi muusika. või kui ma uurin seal, ma ei tea, fännikogukondi 90-ndatel, näiteks Eesti Depeche Mode'i fännklubi, siis ei ole see lugu ainult Depeche Mode'ist ja nende fännidest, vaid see on lugu laiemast ühiskonnast, sellest, kuidas subkultuursed noored toimisid tollases noores rahvusriigis, kus siis ma ei tea, kuidas nad 16, 17, 18 aastat, 19 aastat leidsid oma koha ühiskonnas, kus olid tegelikult hästi ranged soorollid, et poisid olid ikka siuksed nagu, ma ei tea, olid ikkagi kõvad kutid ja tüdrukud olid ikkagi väga peibed, et kuidas sa siis leidsid võimaluse oma identiteediga eksisteerida selles mingis mõttes polaarses ühiskonnas. et kõik see räägib suurt lugu tegelikult meist, Eestist, eestlastest, eestimaalastest. Kui sa raamatuid kirjutad, mis on sinu jaoks olnud kõige huvitavam või põnevam või vastupidi, kõige ebameeldivam või ootamatum seik selle juures? Et ma just mõtlen näiteks noh, kas mingit taustauuringut tehes või kuidagi selle loo sünni juures midagi sellist ootamatut sinu jaoks. kirjutamine on selles mõttes kummaline protsess, et ma tohutult naudin seda aega, kui ma saan minna oma lugudesse ja neid kirjutada. ja vot mulle tundub, et see on äkki natukene seotud sellega, et vanusega mingisugused emotsioonid muutuvad ikkagi nagu nõrgemaks, nad ei raba sind jalust enam, ma ei räägi siin ainult mingist, ma ei tea, armumisest, vaid üldse kogu tunnete nivoo minu arust natukene ühtlustub ja kirjutades ma saan minna tagasi nendesse hetkedesse, kui mingid asjad mind tõsiselt rabasid või tekitasid tugevaid emotsioone.
sageli on see, et ma kirjutan hästi palju muusika abil, et ma ja üldse nagu noh, minu jaoks ma viin nüüd natuke teisele teemale, et me räägime sageli, et umbes eeskujudest ja mina saan aru, et ma ei saa, mind alati üllatab, kui keegi ütleb, et tal ei ole eeskujusid. Sest et minul on eeskujud, mul on kirjanduse eeskujud, mul on muusikas eeskujud, aga see ei tähenda seda, et ma neid matkin. Et neil on, see on pigem mingi tunne, milleni ma püüdlen ja see, kui ma saan olla selle muusika keskel, mis mind inspireerib või mingite sõnade keskel, jutustan mingit lugu, et see on nagu hästi hea tunne. ja siis ma korraks jälle tunnen umbes nii, nagu kui ma olin noorem, et sama intensiivsusega, et võib-olla see on see tore asi. aga sama palju, kuivõrd ma armastan selles protsessis olemise kirjutamist, ma vist ei armasta et ma vist ei armasta seda, kui need lood avalikuks lähevad. et minu jaoks on see võib-olla ärevust tekitav, sest ma olen võib-olla keskmisest ärevam inimene, kuigi noh, kes seda tänapäeval enda kohta ei arvaks. ja mulle ei meeldi tegeleda oma teoste järeleluga. et mulle ei meeldi saada arvustusi, minust tekitab ärevust, kui noh, kõik need avaldamiseelsed tegevused, et kas kusagil mõni täht on puudu, kas mõni mõte on, ma ei tea, lõpuni kirjutamata ja tegelikult mul on sattunud väga head toimetajad, et tegelikult ma arvan, et nad on teinud suurepärast tööd. aga midagi selles avaldamise protsessis on ikkagi kontrollimatut ja mulle ei meeldi kontrollimatus elus. et võib-olla see on siis see pool, mis mulle meeldib vähem. Kas ma saan siis aru, et tegelikult noh, see lugu sinu jaoks lõpeb ära enne seda, kui see tegelikult lugejani jõuab ja siis ta elab täiesti nagu oma elu uuesti edasi? jah, võib-olla tõesti, et minu jaoks on nagu, minu jaoks on kõige tähtsam ja toredam ja ilusam see kirjutamise faas, selle looga kahekesi olemine ja nende väljamõeldud mingite olenditega mu peas. Sa ütlesid, et sul on eeskujud ja sa ei mõista neid, kellel eeskujusid ei ole. Et mina näiteks noh, peaaegu et vist tahaks öelda, et ma olen just see, kellel eeskujusid ei ole. Et ma mäletan, kui ma olin tiinekas, siis noh, ma nagu ei olnud ühegi poistebändi nii suur fänn või et ma ei tahtnud ühtegi neid endale boyfriend'iks, mulle lihtsalt meeldis see muusika ja ja ütleb hiljem ka, et ma ei ole kunagi tahtnud samastuda kellegiga. ma lihtsalt vaatan, et issand, kui kihvt inimene, issand, kui kihvti asja ta teeb. Et mismoodi sul need eeskujud on? Või kuidas sa neid eeskujusid nagu näed või mõtled? no vot, ma alustan kaugelt, et mina ei ole ka tahtnud kunagi ühegi ei poistebändi ega muu bändi liikmega käia. ja ma olin koolis kiusatav, ma olin ka lasteaias kiusatav ja minu jaoks lugemine ja muusika olid kaks kohta, kuhu ma sain ära minna. et esiteks lugedes ma läksin mingitesse lugudesse ära, kui ma kuulasin muusikat, ma sain panna klassis klapid pähe ja ma läksin sinna helidesse ära, sa lood enda ja teiste vahele müüri, keegi ei saa sulle ligi, kui sul taipa negatiiv karjub kõrvades. aga ma olen hästi palju mõelnud sellele kuidagi eeldusele, mis tüdrukute suhtes valitseb, et umbes, et kui sa kuulad tüdrukuna muusikat, et siis on sul kindlasti mingi isiklik subjektne, objektne suhe selle lauljaga, et ma mäletan näiteks, kuidas ma mingite aastate eest lugesin vist Päevalehes, kui Kurt Cobaini mingi surma või sünni aastapäev oli, et kuidas keskealised mehed arutasid, miks noored tüdrukud kuulavad Kurt Cobaini ja jõudsid ja siis üks jõudis järeldusele, et ta nägi välja selline, et kõik tüdrukud tahtsid minna teda lohutama ja mina olin see tüdruk, kes kuulas Kurt Cobaini, kui ma olin 12, 13, 14 ja ma võin käsi südamel panna, öelda, et ma ei tahtnud minna teda lohutama, mul oli muidugi kahju, et ta oli ennast just ära tapnud, aga ma kuulasin teda ikkagi nende helide pärast, selle teksti pärast. et see oli see, mida ma sealt otsisin, et ta andis see muusika ja võib-olla nii palju mõjutas tema kuvand, et ta ei olnud macho ja see oli väga macho ühiskond ja ta andis nii-öelda selle heliga ja mitte macho olemisega andis ta mingis mõttes sellele üleminekuühiskonna tüdrukule nagu loa tunda viha, ilma et see oleks nagu ähvardav. et ühesõnaga, see nagu, et see eeldus, et tüdrukuna sa kuulad mingisuguseid bände ainult romantilise suhestumisega on tegelikult hästi kuidagi nagu noh, kurb, et tüdrukutelt seda eeldatakse, et tegelikult on muusika, ta aitab sul, ta lihtsalt loksub sust läbi ja aitab sul hakkama saada reaalsusega. ja samas jällegi see tunne, mida muusika tekitab, et muusika kuidagi noh, suudab meis tekitada, ma ei tea, kas siis sotsiaalselt konstrueeritud mingeid emotsioone või mitte. et, et see tunne, mida sinusse toob või noh, minusse vähemalt toob, inspireerib mind kirjutama.
et mingi Cranberry'se lugu, mis laulab hoopis muust asjast, võib tekitada muus mingisuguseid lausekatkeid peas, et kuidagi mingid ühendused lähevad mingit pidi kokku. Mhm. No see on tuttav selles mõttes, et mul on üks tegelane ühest käsikirjast, mida ma ei ole veel raamatuks kirjutanud ja see tekkis ka näiteks, ma kuulasin Mike Oldfieldi Source of Secrets ja lugesin laulu pealkirja valesti, et see oli Sorcerer of Secrets ja ma mõtlesin, et saladuste nõidu ja et see kõlab nii ägedalt, et mis asi see on. ma hakkasin sealtkaudu mõtlema. Et noh, ma saan aru küll, et tegelikult see muusika, ta jutustab loo ja ta ka inspireerib lugusid ja need ei pea olema samad lood, mida sa sealt sellest muusikast saad. jah, ma mõtlesin ka, et võib-olla ma lihtsalt tõlgendan seda sõna eeskuju hästi vabalt. Mhm. Et selle popmuusikaga seoses, mis sa arvad, mis on noortele suunatud tekstide roll ühiskonnas tänapäeval ja milline see peaks olema või millised need tekstid peaksid olema, mis noortele noh, kas praegu korda lähevad või mida neil vaja on? Mul on jube raske seda öelda, sest et ma tegelikult ei tunne, et ma julgeks kõneleda noorte eest. Aga kui ma mõtlen, kui ma ise olin noor ja lugesin ja tollal oli seda noortekirjandust ikkagi jube vähe või ma isegi ei tea, mis asi on noortekirjandus, võib-olla nagu noortest kõnelevat kirjandust. Et olidki ainult mingid Raimond Kaugveri romaanid, mis mõjusid juba tollal mulle täiesti nagu tüdrukuid vihkavalt, oli Silvia Rannamaa ja minu arust isegi Aidi Vallik ei olnud neid oma Anni lugusid veel kirjutanud siis. Et siis tegelikult ma otsisin peegeldust iseenda elust, iseenda kogemusest, iseenda muredest ja probleemidest. Ja mida ma nagu tahtsin võib-olla nagu hiljem, nüüd kui ma olen lugenud noorte tekste, et ma tahaksin, et see oleks võimalikult mittedidaktiline. Et me ei tohi nagu, me ei tohi alahinnata noort lugejat. Ma ei arvagi, et kõik autorid seda teevad, absoluutselt mitte. Mhm. Aga et lihtsalt, et nagu see on see, mida mina ootan, et ma leian nagu noore inimesena või noh, kunagi nagu noore Brigittana, et ma leian peegeldust oma muredest, aga et keegi ei moraliseeri selle juures minuga, sest noortega ikkagi moraliseeritakse jube palju, mulle tundub. seal on vist see tunne, et noh, kuidas ma mõtlen, ma ise mõtlen oma kogemuse peale, siis kui ma mäletan oma esimest armumist, siis see tundus see kõige suurem, kõige ägedam, aga noh, praegult vaadates see on nagu, no ta ei ole see, mis ta saab olla, ütleme, et kõik need tundeskaalad alguses noh, tunduvad väga sellised, noh, väga palju tulevärki, aga see läheb hiljem elus nagu kuidagi suuremaks või kui inimene harjub nendega ära, siis see on teistmoodi. Et ma mõnes mõttes saan sellest aru, et kõik, kes enam ei ole teismelised, tahaksid teismelisi väga õpetada ja öelda, mis tuleb. teisest küljest noh, ei saa vist unustada seda, et nad kogevad seda kõike esimest või teist korda ja see ongi väga-väga-väga tugev. jah, et see intensiivsus ja noh, ma mäletan ise ka, kui ma olin noor, kuidas mulle kogu aeg öeldi, et umbes, et naudi, see on su elu kõige parem aeg ja nii lihtne on ja nii edasi, aga kui sa oled kõigi nende oma tunnetega kimpus, et siis see ei ole lihtne. ja siis sind ei lohuta see, et umbes saad suuremaks, peab makse maksma ja lapsi kasvatama ja küll sa saad ise kõik tagasi, et sellest ei ole nagu kasu, mulle tundub, et Mis sinu jaoks teeb hea loo heaks looks, et ma saan aru, et õpetlikkust peaks olema nagu vähe või mitte selles mõttes, et ütleme, et sellist otsest õpetamist peaks vähe olema, aga midagi veel. no vot jah, selle õpetamisega on see asi, et ma lihtsalt arvan, et noored ei ole lollid. Nad saavad aru tegelikult sageli, mis on õige ja vale. Mhm. Aga mul on väga lihtne kriteerium, kas lugu hoiab mind kinni või mitte. Kui lugu ei hoia mind kinni, siis ma olen teinud endale reegli, elu on liiga lühike, ma panen raamatu kõrvale. Kui ta hoiab mind kinni, siis ma loen ta lõpuni. aga mis see on, mis sind loos köidab, kas see on näiteks vaimukas tekst või seal on mingisugused sellised elemendid, mida sa ootad, et on või noh, näiteks kas või see, et sa ei oska arvata, et mis järgmiseks juhtub. Mulle tundub, et neid on väga erinevaid aspekte, et vaimukus kindlasti mulle meeldib. Et mulle meeldib suutlus teha nalja ja mulle meeldib see, kui autor suudab iseenda üle teha nalja. mulle meeldib, mulle meeldib iroonia, ma olen aru saanud. Ja no näiteks, kes mulle hästi meeldib, on selline, ma mäletan, et üks autor, kelle ma avastasin, kui ma olin 16, oli Sergei Dovlatov ja tema Kompromiss, mis põhimõtteliselt käsitles nagu ajakirjanikuna Tallinnas töötamist 70-ndatel ja kogu seda absurdi. Ja ma mäletan, see oli selline tekst, et mille ma lugesin läbi ja ma võtsin ta uuesti kätte, siis kui ma olin sulgenud ja hakkasin uuesti lugema otsast.
aga samas noh, mul oli ka noorena ja siiamaani väga meeldib näiteks Meister ja Margarita, milles ma ei ole sugugi originaalne. noh, seal on ka muidugi vaimukust, aga mitte ainult ja noh, see on selline raamat, mida ma loen iga paari aasta tagant üle. ja ma saan, mulle tundub, et ei ole reeglit, ma võin samamoodi lugeda, ma olen Kevadet lugenud, ma arvan, mingi 30 korda ja ma iga kord naeran. ma lugen Jane Eyre'i korduvalt, sest et see on nii kummaline, veider raamat, kus ma iga kord avastan uue loo. Et mulle tundub, mul ei ole nagu reeglit, et lihtsalt raamat peab mind köitma, aga ütleme lihtsalt keeleilu mind ei köida. et mingid väga eksperimentaalsed asjad, see ei ole lihtsalt mina, et ma saan aru, et kellelegi on see oluline, aga see ei ole mina. kas sa oskad anda mingisuguseid nõuandeid inimesele, kes alles alustab kirjutamist, et kuidas, kuidas kirjutada head lugu või kuidas üldse alustada? sa nimetasid päeviku kirjutamist, aga on veel midagi? Minu arust kõige olulisem kirjutamise juures ongi kirjutamine, et ei ole võimalik hakata kirjutama niimoodi, et sa kuulad loenguid kirjutamisest, et lihtsalt minu arust seesama asi, et olgu kaustika kotis ja kirjutadki üles iga mõtte, mis tuleb vahepeal ja peadki päevikut või kasvõi ma ei tea, telefoni toksid, et minu arust see on nagu hästi oluline, et lihtsalt et kirjutama õpib minu arust kirjutades ja lugedes. sest et lugemine minu arust on ikkagi see, mis annab sulle selle lugude taju, et kui sa tahad ise õppida lauseid moodustama, et umbes, et selles mõttes ma arvan jah, et kirjutamine ise ongi see, mida tuleb teha. ja võib-olla tuleb olla enda suhtes ka nagu andestav ja lubada endale, et esimese korraga ei peagi saama kirja midagi suurepärast. et peaasi, et endal on nagu meeldiv olla, et võib-olla nagu rohkem armulikkust iseenda suhtes, muidugi mitte seda, et sa lihtsalt grafomaanlikult jumaldad iga sõna, mis sa kirja paned, et eluterve kriitika meil on teretulnud, aga et jah, võib-olla nagu enda suhtes sõbralikkust ja pidevat kirjutamist ja ka lugemist. See on selline hea mõte, millega võib-olla siis isegi lõpetada. küsin igaks juhuks juurde, et kas on sul tulemas mõni tekst noortele, midagi uut? mul on nüüd ilmumas nagu jutustuste kogu, nüüd aprillis peaks tulema Loomingu Raamatukogust ja see ei ole selles mõttes nagu, ma ei ole teda kirjutanud mõttega, et ta on noortel, aga seal on väga palju juttu nooreks olemisest ja lapsest olemiseks, nii et ma tahaks uskuda, et ta võiks olla tore ka noortele lugeda. Aga väga vahva, et ma jään huviga ootama. jah, suur aitäh sulle! aitäh.